Ütleme nii, et kes siin TikToki ka ajanud ja võib-olla mõne Nõmme Unitedi nii-öelda koostipostituse otsa sattunud, siis süke neerudesse sööts oli, et vaatame nüüd ära löögikoht ja sealt tuleb ära esimene, oi kui hästi pani nurka ära Volkov. Ja no nii vabalt mehe lasti sättida seal 2-3 sekundit ja Volkovi jaoks oli see piisav. Aga noh, kindlasti mitte kõige lihtsam hoojooksu järgi ütleks küll, et pikem pall ka hästi tuleb, vaatame ära. Jääb lühikeseks esimesse mängijasse kinni, nüüd siin Hilaid klaarib, aga Laasner teist palli ei võida. No nüüd löögikoht ja tuleb ka ja no ei olnud kaugel, keris sealt hästi. Laaseri pall ka hästi, nüüd võimalus ja ei. Sten Luht sealt paneb nüüd siukse parem anda, aga Laaser palli taga, pall ka hästi ja nüüd no pall käis vastu kätt ära, aga seal kohtunik hetkel ütleb, et mängime edasi, pall ka hästi, löök ka ja Jakovlev, no nüüd märgpall, märgväljak ja natuke uues siin on ikkagi konkreetselt sügis kätte jõudnud, et kiire pilk termomeetrile ja noh, ka Sohjakraadid jäävad sinna 8 Kalev võidab palli tagasi, nüüd saab ka Kollo korralikult minna, Kollo proovib ka, oi. Jakovlev veel korralik. No nüüd pall ka hästi Volkovi suunas ja saab sealt ka löögile, aga 7 meetri pealt Lepp on. Siit nüüd võimalus, taha posti ka ja ei saa sealt pead vahele. Lepal nüüd kiire, tahab seda. No nii, Laasner versus Jakovlev ja müür, pall üle kasti ja noh, see jäi kõrgeks, meeter üle vähemalt. Sooritus teha. Aga samas see eksimus võib siin karmilt kätte maksta, kui Nesterov saab korralikult palli kasti tuua ka ja nüüd pall käib korralikult kastis läbi ka ja oi, aga siit praegu ütleme nii, et Kalev pääses siit. On see meil Ernits, jah. No nüüd lähegi korralikult ja no Jakovlev. Oi, mis purakas nüüd on. Aga siit lähme edasi, meil on veel 9 minutit mängida. Tallinna pall on jälle lahtine ja korralikult siin ja nüüd siin korralikult siitab. Pall jääb Kalevile. Duubel 2, noh, et ei saa sellele pallile seal ääre peal ikka. Ja nüüd on vaja ka tagasi jõuda, sest et nüüd on Volkov minemas 1-1. Ernits jõuab ette, veel Volkov, oi. Aleksander Volkov tuleb, näitab, et purakat jalas on ja Tallinn läheb seda mängu 2-0 juhtima. Ja no müstiline mees, et keskväljal mitte ükski üks olukord välja ei tule, rünnakul võtab neid usinalt ette ja võidab. Peagi selgumisel. Mängitakse lühidalt lahti, või ennast pall ka hästi anda, pall ka hästi ka ja seal Jakovlev vahel korraks küll palli pillas, aga noh, nagu ma ütlesin, viimane lisaminut ilmselt käimas oli ja sealt ka lõpuvile tuli. No Gert, seisuks 2-0, Volkovi 2 väravat selle mängu täna ära otsustasid, kas sa soovid mängu kokku võtta? Nojah, nähes ise siin staadionil nüüd teist pool.